Nii, Maria-Lotta Kaur on täna minu ette veritav, sellist intervjuud pole muidugi ammu teinud, aga sportlased on teada, igat hetke tuleb ära kasutada, kõike aega treeniks kasutada, nii et meil, ma arvan, tuleb päris hästi välja. Aga Maria-Lotta, räägi, sinu sportlikud eesmärgid, riietustest rääkisime, Tenin Dreami Shoes riietusest rääkisime, aga sinu lähema aja sportlikud eesmärgid tenniseplatsil võiksid olla millised? Minu selline, kui panna number ette, siis minu eesmärk oleks praegu esialgu 700 auku jõuda. VTA 700 siis. Ja kindlasti teist pahaga mõni turniirivõit, mis on mul eesmärk kindlasti 15 000 või 25 või. Et jah, aga numbriliselt on praegu 700 ja see on nagu selline vahe-eesmärk, et siis sealt edasi ikka pürgin sinna poole, kus on ette. Nii, selline küsimus ka, mida kindlasti mis kõiki huvitab, Anett Kontaveit viimase aja edu. Mis sina arvad, mis selle taga siis eriti ikkagi on? Mis selle taga on? Suur töö ja tennise nautimine ja treenimine kindlasti, et see muidugi, mis Anett viimased siin kuud on teinud, see on täiesti uskumatu ja väga uhke tunne, et Eesti tennisist on nii kaugele jõudnud. Minu meelest on see ka üks nagu innustus või motivatsioon kõikidele teistele Eesti tüdrukutele, et kui tööd teha ja vaeva näha, siis võib ikka väga kaugele jõuda. Jah, et see kõik on ju reaalne. Näha, et see on reaalne, et on mille poole püüelda. No, rääkisime ka sinu eesmärkidest. Mis sa arvad, mis suunas üldse maailma naiste tipptennis praegu liigub? Millised mängijad seal võiksid tulevikus läbi viia? Ma arvan, et jõulised, agressiivsed, kes ise dikteerivad mängu ja ise üritavad punkti võita. Nii on. Ja noortele soovitame kindlasti, et käige trennis, nähke vaeva, olge üle tagasilöökidest, uskuge endasse ja tehke palju trenni. Kui palju sina trenni näiteks teed praegu nädalas või päevas? Tennist siis või üleüldse kokku? No ütleme jah, et nii tennist kui üleüldse. No 2 trenni teen päevas peaaegu alati, et vahel siis 2 tennist, vahel 1 tennis, 1 füüsiline, rohkem niipidi, et 1 tennis, 1 füüsiline ja 3-4 tundi päevas ikka tuleb. Et nädalas võib tulla kuskil 20 tundi ja rohkemgi. Ma ei tea, ma niimoodi pole kokku arvutanud, aga jaa, midagi sinna ilmselt. Lihtsalt siin midagi ei ole. Selleks, et tennisest tippu jõuda, tuleb trenni teha ja palju harjutada. Nii, ja pole aega veel siingi kasutada, nii et kui fotosessioon tehtud, siis jälle mängima. Just. Aga soovime Maria-Lottale edu ja kohtume siis peagi aegade tennisvahendusel ning loomulikult hoiame pöialt kõikidele Eesti nais- ja meestennisistidele, et sellel alal meil tervikuna hästi läheks. Jah, just, aitäh!